Tere õnnistatud palmipuude püha kõigile. Me teeme seda jälle, me lehvitame palmiokstega ja me alustame teile kõigile või enamusel vähemalt tuttava lauluga. Me vajame ilmselgelt teie abikaasa laulmisel, sellel see on palmid, krooniga palmidega, päästja teed, lilli ja palmioksi koguge. Laulame koos. Tõstke nüüd pea, väravad, avage uksed pärani. Tõstke nüüd pea, väravad, avage uksed pärani. Et saaks tulla sisse kuningas, et saaks tulla sisse kuningas, et saaks tulla sisse kuningas, kuningas, et tulla saaks sisse. Hauast on tõusnud. Hauast on tõusnud ju ta nii suure meelevallaga. Taevas üks paik valmis tal, avage uksed pärani.
saaks tulla sisse kuningas, et saaks tulla sisse kuningas, et saaks tulla sisse kuningas, kuningas, et tulla saaks. Eks saaks tulla, et saaks tulla sisse kuningas, et saaks tulla sisse kuningas, et saaks tulla sisse kuningas, kuningas, et tulla saaks. Et saaks tulla sisse, et saaks tulla sisse kuningas, et saaks tulla sisse kuningas, et saaks tulla sisse kuningas, kuningas, et tulla saaks sisse. Ütleb selline osa, mida teil raamatus ei ole. See on Hosanna, Hosanna, Hosanna issandal. Hosanna, Hosanna, Hosanna issandal. Hosanna, Hosanna, Hosanna issandal. Et saaks tulla sisse kuningas, 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 kuningas, et tulla saaks sisse. Tõstke nüüd pead, väravad. See on, nagu ma ütlesin, psalmisti tekst. Ja piiblis kutsutakse meid mitmes kohas üles valmistama teed issandale. Ja me võime vahel küsida, et kui Jumal on suveräänne, Jumal on suur, siis kas meie valmistamisel on üldse mingisugust tähendust, et kas meie saame kuidagi moodi üldse midagi Jumalale valmistada. Piibel ütleb, et saab. Isegi tema tagasi tulemine on mingit moodi seotud kogudusega, et kuidas kogudus ka oma evangeeliumi kuulutamisega tegeleb. Aga eeskätt, milles me ja mida me saame valmistada, on meie süda. Et nii piiblis kui meie tavaelus, kiriku elus on niimoodi, et üks inimene, üks ja sama asi, üks ja sama sündmus võib olla, üks ja sama Jumala ligiolu võib olla, üks ja sama, ma ei tea, sõna võib olla ja kellelgi on süda valmistatud selle jaoks ja see tähendab tema jaoks midagi ja kellelgi ei pruugi olla, see läheb kuidagi temast mööda, et me saame valmistada teed issandale. Tehke mäed tasaseks või künkad tasaseks ja orud tasaseks selleks, et Jumalal oleks hea tulla kogudusse, selleks, et Jumalal oleks hea tulla ja puudutada oma rahva südant. Sakaaria raamatus 9. peatükis on öeldud, et ole väga rõõmus, Sioni tütar. Hõiska, Jeruusalemma tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja ta sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. See on kirjakoht, mis on aluseks tänasele päevale palmipuude pühale ehk siis prohvetlik kuulutus sellest, kuidas tuleb Iisraeli kuningas eesli sälu seljas. Ja kas, kui te mõtlete näiteks kirjatundjate variseride üldse juutide peale, neil oli väga hästi tundsid toorat, nad väga hästi tundsid prohveteid. Ja nad ei suutnud kokku panna seda kirjeldust sellega, kui Jeesus tuleb eesli seljas Jeruusalemma
ja variserid on, mis toimub, miks te hosannatate, miks te hüüate hosanna Taaveti pojale, mingisugusele mässale, mingisugusele suvalisele Jeesusele. Ehk neilgi oli süda ühel või teisel moel ette valmistamata. Ja meie siin lehvitame oma tagasihoidlikult oma palmioksi, meie imiteerime ja markeerime ainult seda rõõmu ja seda emotsiooni, mis võis olla 2000 aastat tagasi. See oli tõenäoliselt midagi metsikut. See oli midagi, popstaar saabub linna. Ja toimus väga-väga emotsionaalne vastuvõtt. Sellest ma tahan tänases jutluses ka veidikene jagada Jumala kiitmisest. Ansambliga me laulame täna ja laulame koos ja Paul jagab meile algussõna ja juhatab meid palvele. Ma tahan teile tervisi ka, kuigi ei saatnud mitte keegi tervised, aga ma toon ikkagi. Seepärast, et ma arvan, et nad oleks saatnud, kui ma oleks päris teenistuse lõpuni olla. Ma käisin täna teenistusel Mount Pleasanti tänaval ja mitte Eesti kirikus, vaid Mount Pleasanti baptisti kirikus käisin täna hommikul. Neile väga sobib see mulle, muidu ma oleks Peetri kirikusse ka läinud, aga seal hakkab 11:30, see jääb natuke hiljaks, ettevalmistust on vaja siin teha, ja ka 11. teenistus on natuke selline, et ma tahan võib-olla natuke varem tulla, aga neil hakkab 9:30. Väga armas väike kogudus, 100 meetri kaugusel minust. Ja nii, et kui mõni pühapäev, kui ma siin olen, ma ei jõua teenistusel, siis te teate, et ma jäin küpsis sööma nendega võib-olla. Aga väga siuke soe ja armas. Inimesi oli võib-olla poole rohkem. Veidi sarnane kogudus Christchurchiga, see mõttes, et väga palju lapsi oli. Ja see algus oli ka niimoodi, et kui juba koosoleku juhataja üles läks ja hakkas rääkima juba, siis ma ei kuulnud midagi, seepärast, et siuke melu käis, lapsed rääkisid, täiskasvanud rääkisid ka, see võttis aega, kuni siis kogudus vaikseks jäi ja muidugi siis läks päris vaikseks, kui lapsed pühapäeva kooli läksid. Ja väga põnev teema oli, millest räägiti. Ma mõtlen, et millal võib-olla ma teen seda, millal mina julgen seda teemat käsitleda. See on Pauluse kirjas Timoteosele, kus öeldakse seda, et naised olgu koguduses vait. Kuulake ja olge vait. Aga see pastor väga huvitavalt käsitles seda teemat. Ja see oli põnev just jälgida see, kuidas ma olen ka vahel sellise koha peal, sa vaatad, Jumala sõna räägib niimoodi ja Jumala sõna on täiesti armutu. Ja mina tunnen, et mina tahaks hoopis teistmoodi. Ja siis sa kuidagi, mis sa teed siis? Kuidagi mõtled, kas see tõlgendamise küsimus on see või äkki tõlgendame ringi või kes õigesti, kes vanesti tõlgendab. Aga see, mulle väga meeldis see mõte, et need kohad, kus on probleeme natuke piibli tekstiga, need on need kohad, kus me värisedes ja aukartuses peame minema Jumala sõna ette. Ma ei oska öelda, kas me alati siis täpselt kõige õigemini aru saama asjadest, aga see hoiak on väga oluline, et kui me tuleme ka Jumala teenistusele, kui me tuleme ka Jumala sõna ette, tule alanduse ja südame värinaga. Anna Jumalale, aga ütled, sina tead, mina ei tea, Jumal, sina tead. Ja ma tahan sinu sõna järgi käia. See ei ole alati lihtne. Aga laulame koos. Laul 47, 67. Kiida Jeesust mu hing. Ja laulame sellest laulust, ma kohe ütlen, ma loodan, et teil jääb meelde, 1. salmi ja siis 5. kuni 9. Jätame selle patuelu vahele, kuigi see on väga oluline tegelikult, seepärast, et millest meil päästa on vaja. Meid Jeesus ongi päästnud sellest patust, aga te teate, et siin on see sees. Nii et 1. salm ja siis 5 kuni 9. Halleluuja.
Onistuga, please be seated. This morning or this afternoon, let's keep on making that mistake, I'd like to share a few thoughts about the gentle king who makes peace. And I'm reading from Matthew 21 and the first 11 verses. There's a little bit of repetition or duplication, I guess, with what Timo already shared, but well-known Bible passage. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away." This took place to fulfill what was spoken through the prophet, "Say to daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey." The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, "Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven." When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" The crowds answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Amen. Today's Algus, or devotional, I guess, is an agglomeration of a few devotionals that I've read this past week. The scene on Palm Sunday was one filled with excitement and hope as people welcomed Jesus as their king. However, such expectations were shaped by their earthly desires. Why? They sought a political savior who would free them from the trials and tribulations of Roman oppression. For all that Jesus did while he was with them and in their presence to bring a far greater salvation than just relief from the oppression of the Romans, they were fixated on their earthly human plight for rescue. Centuries before Jesus, the prophet Zechariah had spoken to a defeated, downtrodden Israel, promising a king who would come not in power or might, but humbly on a donkey. That king would establish peace, not by force, but by the Spirit. And we read that passage, or part of that, his passage today. When the crowds welcomed Jesus during his triumphal entry into Jerusalem, convinced that he was the king, they hoped he would overthrow Rome and restore Israel's independence. But Jesus didn't meet their expectations. Instead of raising a sword, he surrendered peacefully. He endured mockery, injustice, and the cross with humility and love. Palm branches represent victory and triumph, and the event underscores the paradox of royalty as Jesus chose to enter Jerusalem on a humble donkey versus a majestic horse. I'm sure there's been other parades, or had been other parades, where kings march into town, into the city, with all their soldiers and sitting on a white stallion. But Jesus wasn't just any king. He was the king who makes peace. Peace between God and humanity, and through him, peace among people. His kingdom isn't about power plays or revenge, but about reconciliation and grace. Jesus' gentle reign challenges us to love even our enemies, just as he loved us. We should feel challenged to examine our own motives. Do we welcome Jesus with genuine belief, or do we approach him with conditional expectations? The same crowds who
shouted Hosanna would cry, "Crucify him," only 5 days later. They were bitterly disappointed. It's a sobering reminder how easily our faith can waver when we face trials. Palm Sunday invites us to renew our commitment to Christ as the sacrificial King, whose kingdom is not of this world, but one of peace, love, and grace. As we wave our palms in worship, let us lay down our selfish ambitions at his feet. May we thus prepare our hearts for the days ahead, walking with him through the shadows of the cross and the dawn of his resurrection power. As we reflect, let's be reminded that Christ's victory was won not through earthly power, but through his humble obedience to the Father's will. Hosanna in the highest. Amen. I also have a few greetings. As we have done for several years now, we've been sending or giving Easter lilies to some of our older members, and some will get them delivered personally, and some are a little bit too far away. But we received greetings from Viva and Bavo Sitam, and also Eva and Jim Woodside, thanking us for remembering them and for the lilies that they received. So let's keep them in our prayers. Let's stand for prayer, and if anybody has any prayer wishes, we can show them by hand. If not. Dear Heavenly Father, as we enter this Holy Week, we thank you that you are the one who showed us what it means to be humble. We ask for your guidance, your strength, and your peace to carry us through each day. Just as you entered the gates of Jerusalem, please enter into our hearts, because only you can change our trials into triumphs. So many of our friends and family members are dealing with health issues. Please touch them physically and spiritually in the way that they need. May they feel a touch of your loving hand. Be with those who are not able to be here with us today. Many may be watching the service later online. May they feel that we love them, but more importantly, that you love them. Please bless the seniors of our congregation, many who live too far or are too frail to join us physically. Be with the young families who make up the Tallinna Kogukond. Bless the work that they are doing amongst their peers in Estonia, but bless also all of our brothers and sisters in Estonia who call you Father. We also ask that you bless the congregations of CBOQ and the work that they do amongst their local communities. And we also lift Tim McCoy up to you that he may feel your presence in his life as he deals with an aggressive cancer diagnosis. We trust him into your arms. We also want to thank you for Christ Church Toronto, that they allow us to worship in this space, and we ask that you bless the work that they are doing among the young families in this neighborhood, families who maybe we had trouble reaching, but they are doing such a wonderful job. And we just ask that you bless and give guidance to the pastors Kyle and Lyndon and their team with the work that they are doing here. Bless this city where we live. We pray that more and more people can come to know you. Bless Canada. May the upcoming election be guided by your will. Heavenly Father, we ask that you bless today's service as the ensemble sing your praises and as Timo shares your message for us. We praise you and shout Hosanna in the highest, not just today, but may we shout it every day. In Jesus' name, amen. Please be seated. Järgmise laulu ajaks te peate natuke mõtlema, et me oleks nagu Nashville'i kogudus või kuskil, kus kantrimuusikat rohkem tehakse. Ma tean küll inimesed, kes on ütelnud, et tema ei saa aru, kuidas kantrimuusikaga Jumalat ülistatakse. Ma ei saa temast aru, sest minu meelest kantrimuusika on
väga palju on just kristliku algega. See on tegelikult üks vana laul, mida me laulame, aga me oleme ta siukseks krapsakaks kantriks teinud, nii et kogudus ütleb iha. Me saame nüüd veel koos laulda üsna kohe. Me paneme kokku selle järgmise laulu ajal ka vabatahtliku korjanduse, et kui sul on kaasa võetud, eelmine kord pidi ka olema korjandus, andke andeks, kui te pidite oma raske taskuga tagasi minema, eelmine kord ma unustasin öelda seda, aga me laulame laulu 48, see on tõenäoliselt ka üks traditsiooniline laul, mis on palmipuude pühaga seoses, aga issand, tänu sulle, et sina oled meid õnnistanud, tänu, et meil on riided seljas, meil tõenäoliselt ei ole kellelgi kõht tühi ja meil on veel palju rohkem, mida sa meile kinkinud oled. Issand, tänu sulle, et sa oled ka kogudust õnnistanud, me oleme saanud teha seda, mis me oleme plaaninud ja ma usun, et need plaanid on ka sinu plaanid olnud. Anna tarkust kõige ka selle kasutamisel, mis me kokku paneme, las see olla ka sinu poolt selliselt õnnistatud, et las see paljuneda meile arusaamatul moel ka, sest sina oled see, kes sa teed 5 leivast ja 2 kalast 12 korvitäit. Issand, õnnista igat andjat. Amen. Laul 48 siis nendest laulikutest. See on siis vaimulikud laulud ja 48. Kuningas, Kristus on kuningas. Ja kiitkust ja tänu toogem
enne teenistust, kui me tagaruumis palves olime, siis see on üsna tihti küll niimoodi, aga väga tugevalt minu südames tõusis üles, et kui me jumalateenistusi läbi viime, siis meil on omad plaanid. Ja ma saadan reeglina reedel või laupäeval, siis kes teenistusel kaasa teenivad, kavad. Ja on ju jutlus ette valmistatud. Ehk siis me teame, mida me teeme reeglina jumalateenistusel. Aga vahel peab olema valmisolek oma elus ka võib-olla maha panna see, mida sa oled plaaninud. Sest vahel me oleme nii tegusad oma plaanide elluviimisega, et me ei panegi tähele, kuhu Jumal tahab juhtida, mida Jumal tahab teha. Mul on endiselt jutlus, mida ma plaanin teiega jagada, aga mu süda on see, et me oleksime valmis oma jutlused maha panema, me oleksime valmis oma plaanid maha panema ja igatsema selliselt Jumala ligiolu, nagu Jesaja koges ja nagu piiblis mitmel pool on olnud, Johannes koges oma ilmutuses, kui Jumal ilmutas ennast talle. Et kus ei ole palju rohkem, kui me näeme ainult Jeesust ja see, mis meie seest välja tuleb, see ei ole see, et nüüd laulame selle laulu, vaid see, mis meie seest lihtsalt välja tuleb, me ei saa isegi seda peatada, on ülistus. Holy, 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 püha, püha, püha. Sina oled väärt. Sina oled eriline. See on eesõigus, et ma saan olla lihtsalt selles paigas, kus issand sina oled. Oma suuruse, oma ligiolu, oma pühadusega. Ma usun, et see on... ma ei ütle seda, et kui me planeerime asju, et see ei ole ehtne ülistus. See on ka ehtne ülistus. Me teeme oma parima. Aga see on midagi kuskilt nii sügavalt, mida me nagu inimestena ise tekitada ei saa. Ma lõpetan täna sellise väikese sarja, kus ma ei oska seda kuidagi peale kirjastada, aga need on olnud usujumalat, armasta jumalat, kummarda jumalat ja täna ülista jumalat ja seda palmipuude püha kontekstis ja nii nagu Paul ütles, me natuke dubleerime, aga Jumala sõna ei ole kunagi liiga palju. Ja ma loen mõned salmid tänasest piibli kirjakohast, tänasest loost, ma loen Mattuse evangeeliumist 21. peatükist 8., 9. ja salmid 15-16. Nüüd on eesti keeles. Tohutu rahva hulk laotas oma rõivad tee peale. Teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. Rahva hulgad, aga kes käisid Jeesuse eel ja järel hüüdsid, Hosanna, Taaveti pojale, õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel, Hosanna, kõrgustes. Ma ei tea, kas nad tegid seda kantri viisil või koraali viisil. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi ning poisse, kes püha kojas hüüdsid Hosanna Taaveti pojale, siis nende meel läks pahaseks. Ja nad ütlesid, kas sa kuuled, mis nad ütlevad? Jeesus ütles neile, kuulen küll. Kas te pole kunagi lugenud? Sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust. See on Jumala sõna ja kogudus ütleb amen. Kui me mõtleme sellele, mida me oleme juba kuulnud, kogu see palmipühade lugu, siis inimlikul pilgul peale vaadatus ei ole tegu millegi muuga kui isikukultusega. Kui sa näeksid, midagi sarnast toimuks siin Broadview tänaval, keegi tuleb oma, mitte valge Mercedesega või Porschega, vaid vana Vene Žiguliga roostes võib-olla ka natukene. Aga rahvas ümberringi ülistab, hüüab suuri sõnu, püüab puudutada teda, heidab oma riided maha, püüab nagu punase vaiba teha, puhas isikukultus. See on see, mis me näeme popstaaridega, see on see, mis me näeme suurte näitlejatega,
plakatid on, ma usun, et kõik me oleme meeles kasvanud, äkki meil kellegi plakat on ikkagi olnud peale Jeesuse, muidugi kristlased nagu me oleme, meil on Jeesuse plakat olnud kindlasti, mul küll ei olnud tegelikult, aga kellegi plakat on, ma ei tea, Michael Jackson või mõni, siin on mõni jäähokimängija pilt, seina peal meil enne kui magama läksite, panite põlved maha ja no nii hull, ma loodan, et ei olnud. Aga isikukultus, see saab olla nagu normaalsuse piirides, aga see saab minna ka täiesti väljapoole normaalsust. See Hosanna, mida hüüti, see oli algselt tegelikult, see tähendas see sõna, et päästa, tule appi, päästa. Aga nii nagu ikka sõnadega on, aja jooksul võivad sõnade tähendused muutuda. Ja see kontekst, kus seal hüütakse Hosanna, siis see on juba ülistushüüd. Hosanna, pigem on see kuidagi niimoodi, et kiidetud olgu või sina oledki appi tulnud, kiitus sulle, et sa oledki tulnud ja sina päästadki meid, sina oledki meid päästnud tulnud, Hosanna, olgu kõrges. Ma ei taha küll kirjatundjate advokaadiks olla, kui me mõtleme, et vaata, kus kuivikud ei saanud aru, ei tulnud Jeesust ära, ütlesid veel pahasti, et nad pahandasid selle peale, kui Jeesust ülistati, aga veel kord ma ütlen, pane ennast sinna olukorda. Nendel ei olnud seda teadmist, mida meil. Neil ei olnud ka vaimulikku tunnetust, et Jeesus on Messias. Nad ei uskunud seda, et ta on Jumala poeg. Nad ei tundnud temas ära. Ja üks selline külaõpetaja, külaprohvet, imetegija, kahtlase väärtusega, sõidab, tuleb eesliga, inimesed kummardavad teda. Siin on öeldud, suur hulk inimesi. On aru saadav, et kui ta veel tuleb templisse ja lapsed hakkavad seal hüüdma, Hosanna, Hosanna, ja ütlevad, kuule, kas sa ei näe, et mida nad teevad, et lõpeta see asi ära. Et ära lase endale hüüda, sest hüüd Hosanna Taaveti pojale, see oli neile väga tuttav variseridele, sest nad teadsid, et Messiale saab seda kord hüütama. Aga lihtsalt nende jaoks oli see vale koht ja vale kontekst. Ometi huvitav on see, et variser ei häirinud see äritegevus, mis templis toimus, mis Jeesust häiris. Nad lasid sellel kõigel olla, aga üks neile kallis asi, vaimulikult tähtis asi, kuidagi nende jaoks vales kohas. Lõpetage ära see. Meie täna teame, kes Jeesus oli ja on, et ta on Jumala poeg, ta on Messias ja talle kuulubki ülistus ja kiitus. Aga meie küsimus, mis ma täna tahan ka küsida meiega kõigega koos, on see, miks Jumal laseb ennast ülistada? Miks me peame teda ülistama? Miks ta tahab seda? Mul oli nädala sees ühe koguduse liikmega, ma ei hakka nime ütlema, sest ma pole küsinud ta käest, kas ma võin seda rääkida, aga ta istub enamasti Heleni kõrval. Et oli telefonikõne ja rääkisime ja siis ta küsis selle, mul oli see jutlus, see osa juba valmis. Ja ta ütles, et oli pojaga juttu ja ta küsis selle sama küsimuse. Ma võin pärast välja lõigata, Ervin, selle, kui see liiga isiklik. Et miks Jumal vajab meie ülistust? Ja ma ei tea, kas oled mõtelnud selle peale? Sest kui see, mida me teeme Jumalale üle kanda jällegi inimliku perspektiivi, et me teeksime seda inimesele, siis ja kui mina näiteks pastorina või üldse inimesena ootaksin teilt midagi sellist. Näiteks lähen pühapäevaselt teenistust ära, see oli üks ebaõnnestunud teenistus, mitte keegi ei ütelnud, Timo, püha vend, küll oli see ja teine asi. Kui ma seda vajaksin ja kogu aeg, mitte ainult teenistustel, vaid iga päev, kui ma suhtlen oma perekonnas, kui ma suhtlen töökaaslastega ja ma tunnen kogu aeg puudujääki, et mind ei kiideta, mind ei ülistata, mind ei tõsteta kuidagi teistest kõrgemale. See näitab muidugi eeskätt seda, et mul on midagi katki, mul on mingi puudus, mul on mingi vajadus, mul on mingi puudujääk. Ja on ilmselge, et me ei saa mõtelda, et Jumalal oleks mingi puudujääk. Tal ei ole puudu, ta on täiuslik. Meie ülistus ei suuda talle mitte midagi lisada tema identiteedile. Ja selle seoses ma võin öelda sulle suure kurvastusega võib-olla, et Jumal ei vaja sinu ülistust. Mis ei tähenda, et see tema jaoks kallis ei oleks, aga ta ei vaja sinu ülistust, see ei lisa talle mitte midagi.
ta on täiuslik, tal ei ole õnnest puudu, vahel meil on see, et mul on veel õnnest puudu see asi. Tal ei ole mitte midagi õnnest puudu või on terviklikkusest puudu, ei ka mitte meie ülistus. Ja teate, et mitte kedagi ei sunnita ka siin maa peal ülistama Jumalat. Meil on kõigil valik, kas me kummardame ülistame Jumalat või kummardame ülistame midagi muud. Jah, me kõik maksame kord restoranis arve. Ja selle valikuga me valime ka, et kas me kord kummardame ja ülistame igavesti teda või oleme igavesti temast lahus. Aga Jumal iseenesest ei vaja meie ülistust. Me paratamatult, isegi kui me nende terminitega ei räägi, nende sõnadega ei räägi, me alati kummardame ja ülistame midagi selles elus. Kui me ei kummarda Jumalat, me kummardame alati midagi muud. Ja see on see põhjus, miks Jumal on nii kriitiline või kuidagi, ta teeb nagu nii kitsaks selle, ütleb, et esimeses kas sul ei tohi muid jumalaid olla. Sul ei tohi olla. See on see põhjus, et ta tunneb meid, ta on loonud meid, ta armastab meid, ta teab, et ta on loonud meid osadusse temaga. Ja ta teab seda, et kui me valime kummardada midagi muud, siis see maailm, mida me kummardame, ükskõik mis see selles maailmas on, kui me võtame midagi sellest maailmast või kedagi sellest maailmast kummardamise ja ülistamise objektiks, siis see hävitab meid, varem või hiljem. See viib hävingusse, varem või hiljem. Ja sellepärast, see on see põhjus, Jumal ütleb, et ma armastan sind, vali elu, vali minu kummardamine. Sellepärast, et mitte mina ei vaja seda, vaid sina vajad seda. Sellepärast, et see, keda sa kummardad, see sa oled. Selleks sa saad. Selle moodi sa muutud. Me teame, et Jumal on armastus ja armastus ei nõua. Armastus ei nõua. Armastus pakub. Ja nagu ma ütlesin, Jumal on täiuslik, ta on kõikvõimas, ta on igavene ja ta ei vaja meilt midagi. Ja nii ei ole ülistusvahend, millega me saame Jumalat. Selle üle võib vaielda küll, aga ma ütlen selle välja, et ülistus ei ole vahend, millega me saame Jumalat ennast paremini tundma panna. Ma ütlen siia küll, Jumalale meeldib, kui tema kogudus ülistab. Jumal, lase öeldud, et ta elab oma rahva ülistuses. Aga me ei saa talle midagi sellega lisada. Ülistus ei ole vahend, kuidas Jumalat ennast hästi tundma panna, vaid ülistus on, nagu ma eelmine kord rääkisin, ülistus on reageering. Ülistus on vastus tema armastusele, tema suurusele, tema tarkusele. Tuntud apologeet ja kirjanik C.S. Lewis on ütelnud niimoodi. Ma usun, et meile meeldib ülistada ja kiita seda, mis või kes meile rõõmu valmistab. Ma loen selle aeglaselt seepärast, et see on võib-olla natuke tihe tekst. Ma usun, et meile meeldib ülistada ja kiita seda, mis või kes meile rõõmu valmistab. Ülistus mitte lihtsalt ei väljenda meie rõõmu. Jeesus, sa oled nii lahe. See on ka, aga ta mitte ainult ei väljenda seda rõõmu, vaid see teeb meie rõõmu täielikuks. See muudab meie rõõmu täielikuks, kui me ülistame. Armunud ei ütle üksteisele või teineteisele lakkamatult, kui ilus sa oled, kui armas sa oled, mitte lihtsalt viisakusest, vaid meie rõõm on poolik, kui me ei väljenda kiindumust teise vastu. Meie rõõm on poolik, kui me ei väljenda seda rõõmu. Mõistad sa? Saad sa selle panna sinu ja Jumala ülistamise konteksti? Sinu Jumala teenimine on poolik, sinu Jumala armastamine on poolik, kui sa ei ülista. Meid on niimoodi loodud, meid on niimoodi ehitatud. Kui vaadata seda sõna, ma toon selle sõna, ma rääkisin worshipist ka kummardamise puhul, aga see sõna worship etümoloogiliselt lihtsalt, siis see koosneb 2 poolest. Worth, ship, väärtus ja ship on laev ka, aga ship kui mingisugune olemus, nii nagu on friendship või leadership. Worship. Me anname Jumalale ülistusega selle koha, mis talle kuulub.
me ei muuda ülistusega Jumalat, vaid me muudame enda suhtumist temasse ja suhet temaga. Ja Jumala sõna ütleb, et ainult tema on meie ülistust väärt. Ainult tema. Igasugune ebajumala teenistus, nagu ma ütlesin, millegi või kellegi kõrgemaks tõstmine oma suhtest Jumalaga, see on ebajumala teenistus, Jumala sõna kohaselt. Igasugune ebajumala teenistus viib meid hävingusse. Jumal armastab meie ülistust, mitte sellepärast, et see lisab temale midagi, vaid see lisab midagi meile. Enamus probleeme ja valesti minemisi, mitte kõik alati, aga enamus probleeme ja valesti minemisi meie elus on seotud sellega, et me ei anna Jumalale seda kohta, mis talle tegelikult kuulub. Ja see on niimoodi igas valdkonnas meie elus. Kui me ei väärtusta, siis me käitume alavääristavalt. Ma ei tea, oled sa näinud mõnda meest, kes käitub oma naisega alavääristavalt? Seda on päris inetu vaadata ja ilmselgelt olen mina abikaasana käitunud Monikaga mingisugustes kontekstides alaväärsemalt, kui ta tegelikult seda väärt on. Ma mäletan, mul oli abielu alguses, see on väike abieluseminar, mul oli abielu alguses, ma ei mõtelnud midagi halba, aga see oli kuidagi, me oleme väga erinevates kontekstides kasvanud Monikaga. Ja tema perest tuleb üks muster, võib-olla minu perest tuleb natuke teine muster. Ja ma ei osanud tähelepanu pöörata mingitele asjadele ja päris abielu alguses oli Monikal väga keeruline see, kui me läksime seltskonda ja siis, kui me tagasi tulime kodus, hakkasime magama minema, siis ma näen, et Monikal on midagi valesti. Ja ta küsib, et kas sa häbened mind? Ei! Ja see ajas mind täitsa närvi. Mis mõttes? Aga sa käitud niimoodi, nagu sa häbeneksid mind. Et võib-olla sa suhtled kõigi teistega ja ma jään kuskile, ma ei tea, nurka ja see tegelikult oligi niimoodi. Ma takka järgi oskan ma seda niimoodi hinnata. Aga sellel hetkel ma seda ei mõistnud. Ma käitusin tegelikult alavääristavalt. No see oli minu selline teadmatus või nooruse oskamatus oma suhtes. Ma usun, et täna on asjad paremini. Aga me võime näha seda, kas siis naine mehega või mees naisega, me suhtleme aeg-ajalt selliselt, et me alavääristame. Ja mida see näitab? See alavääristamine on ainult vili. See näitab, et kuskil midagi on väärtustamisega valesti. Sa oled võib-olla hakanud iseenesest mõistvalt võtma oma abikaasat. Nii et me ka oma maistes suhetes me peame jälgima seda, et mida me väärtustame, sest seda, mida me väärtustame, seda me ülistame. Ja eesti keeles on see sõna ülistamine see, et sa räägid millestki või kellestki, kui head on, natuke üle piiri veel, rohkem kui võib-olla isegi on. Kui hea, kui ilus, kui hästi me ülistame. Ja see on sama Jumalaga. Ja see on kerge tulema, et me võtame ka Jumalat iseenesest mõistetavalt. Ja siis on meil keeruline ka ülistusega, sest ta ei ole midagi erilist. Ta ei ole keegi, kelle ees au kartuses seista, sest ta on tavaline. Saatan tahab, et me ei väärtustaks Jumalat, et me ei väärtustaks Jeesust, et me ei väärtustaks kogudust, et me ei väärtustaks üldse kõike vaimulikku. Et me väärtustaks seda maist ja ajalikku, see on nii tähtis, see on vaja saavutada, see määrab sinu identiteedi, see määrab sinu väärtuse. Ja hetkeks. Armsad, mina olen täna siin ja ma usun, et Püha Vaim on täna siin selleks, et aidata meil Jeesus tõsta sellele väärtuspositsioonile, kus ta on, kuhu ta kuulub. Kui see on kuidagi ära kukkunud meie elus. Ta on kuningate kuningas. Ta on ainus, kes on väärt meie elu, meie ülistust. Ei ole teist nime. Ülistus on pilgu pööramine iseendalt, pilgu pööramine ka kelleltki teiselt, aga pilgu pööramine temale, kes on suurem kui meie. Ülistust võiks vabalt nimetada ka elamist kellegile suuremale, kui oleme meie. Seega võib öelda julgelt, et ülistus on osa meie vaimsest tervisest. Me käime verd andmas, analüüse tegemas ja saame teada, et meil on kõrge kolesterool ja
ja meil on kuskil põletik ja siis mõõdetakse vererõhku ja oi, see on nii kõrge. Ja see, milline koht meie elus on tegelikult Jumala ülistamisel, see on tegelikult seesama vereproov või vererõhu mõõtmine. See on teatud indikatsioon, kes on Jumal meie jaoks. Jesaja 29:13 ütleb, Issand ütleb, kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel. Ja see läheb sealt edasi, ta süda on minust kaugel. Ja üks küsimus, mis ma tahan, mis jääb, see võib-olla natuke häirib ja võib tekitada sellist süükoormat või ma ei taha seda küll teha, aga ma tahan, et see küsimus jääb sulle, kus on su süda? Jumal ütleb teatud kontekstis, ütleb, et jah, sa oma huultega ülistad mind, aga kus su süda on? Ja sa oled TPK teenistusel, aga kus su süda on? Ja sa vaatad YouTube'ist seda teenistust, jah, aga kus su süda on? Ma usun, et see küsimus täna palmipuude pühal, kui on palju välist, eriti seal originaalkontekstis, palju välist, kõik hõiskavad. Massipsühhoos ilmselgelt toimub sellisel puhul, see on psühholoogiliselt ilmselge, kui on nii palju rahvast koos ja hakatakse ülistama, siis juba pool rahvast ülistab juba sellepärast, et kõik ülistavad. Aga kus su süda on? Jeesus ütleb, kus su süda on? Su süda on seal, kus on su varandus. See, mis on sinu jaoks varandus, seal on su süda. Augustinus on kirjutanud oma Pihtimuste raamatus, et süda, mis igatseb Jumalat, on aluseks tõelisele ülistusele. Kas teine kiriku isa Johannes Chrysostomos on ütelnud, süda, mis armastab Jumalat, ei vaja muusikat, et laulda talle kiitust. Piisab armastusest. Keegi on ütelnud, ülistus on armastuse keel, mida süda räägib Jumalale. Ja taas üks teadmata autor ütleb, ülistus algab seal, kus süda mõistab, kui suur Jumal on. Ma ütlen selle veel. Ülistus algab seal, kus süda mõistab, kui suur. Me võime siin lisada veel, kui hea, kui püha Jumal on. Seal algab ülistus. Võib-olla sa mõtled, et see ülistuse teema on selline teisejärguline teema üldse kristluses. Tähtis on ju päästmine, mis on tähtis. Tähtis on Jeesuse veri, Jeesuse ülestõusmine, milleks see ülistuse teema. Aga mõtle selle peale, et piibel on raamistatud ülistusega. Mõtled, kus on, alguses oli, maa oli tühi ja paljas, kus see ülistus on. Aga mis juhtus enne seda? Taevas. Ülistuse kontekstis toimus selle hommikutähe, Lutsiferi langemine. Toimus Jumala see on muidugi omaette teema. Kuidas on võimalik Jumala ligiolus langeda? Taevas, kuidas on võimalik langeda? Aga nii juhtus. Ja kui see saatan siis oli seal ülistusjuht ja ta hakkas mõtlema, et miks kõik Jumalat ülistavad? Miks minule natuke ei või tulla? Eelmise nädala kontekstis, miks seda viirukit natuke ei võiks mulle anda? Esimene patt ei olnud abielu rikkumine. Esimene patt ei olnud joomine või mis meie need suured patud on, mida me peame, valetamine, varastamine. Esimene patt oli uhkus. Ja see on tõenäoliselt ka põhjus, miks katolik kirik on 7 surmapattu pannud kirja, ehk need on juurpatud ja esimene on uhkus. Sest nii palju pattu sünnib uhkusest. Aga see toimus ülistuse kontekstis. Ja kui me mõtleme piibli lõppu, siis see räägib ülistusest, taevasest ülistusest. Kogu meie lugu on piiritletud Jumala ülistamisega. Me ei saa öelda, et ülistuse teema ei ole oluline. Ülistus algab seal, kus süda mõistab, kui suur on Jumal. Ja ülistus lõpeb seal, kus me kaotame selle teadmise või kus me kaotame ilmutuse. Me muutume oma elus nii pisiks, nii palju on teha, nii palju tähtsaid asju on, see on tähtis ja see on tähtis ja see on tähtis. Ja see ladestub meie ellu ja ühel hetkel me kaotame selle tundlikkuse, me kaotame selle teadlikkuse, me kaotame selle ilmutuse oma elust, et Jumal on hea, Jumal on suur, Jumal on püha ja meilt on röövitud meie ülistus. Kus on meie süda? Ma loen ühe laulu teksti. See on üks tuntud laul. Tee püüdke ära arvata, mis lauluga on tegu. Mis ülistuslaul on?
See on minu vaba tõlge eesti keelde. Isegi mitte ChatGPT ei teinud seda, vaid Timo Liige. Vaata mulle silma ja sa näed, mida sa mulle tähendad. Uuri oma südant, uuri oma hinge ja sa leiad mind sealt. Ja sa ei pea rohkem otsima. Ära ütle, et see pole väärt proovimist. Ära ütle, et see pole väärt, et selle eest surra. Sa tead, et see on nii. Kõik, mida ma teen sinu pärast. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Umbes niimoodi. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me da-da-da-da-da-da. Tead see, no? Brian Adams. Anything I do it for you. Brian Adams, Kanada mees. Tegu ei ole ülistuslauluga, tegu on armastuslauluga. Aga see sobiks väga hästi. Natukene mõned sõnad seal ümber muuta sobiks väga, väga hästi. Ja kui sa veel tead seda videot, Robin Hood, Marion, või mis see naise nimi oli seal kõik, ja see kui ilus, kui kirglik. Ilmselgelt see on muusika või see on laul, kust on ära tunda südant. Vähemalt on nii hästi tehtud, et vähemalt jääb mulje. Süda. Kus on su süda? Ma käisin eelmisel või sellel nädalal siis ühes armsas kodus ja viisin läbi ristimise, kuna ristitav ei saanud välja tulla. Ja siis ristimise juurde käivad ikka need küsimused, et kas Jeesus on sinu päästja ja kas usud, et Jeesus on surnud sinu eest ja üles tõusnud. Ja siis ristitav puhkes nutma ja ütles, et jah, Jeesus on minu päästja. Jah, Jeesus on surnud minu eest. Jah, Jeesus on tõusnud minu eest üles. Või Jeesus on tõusnud üles. See ei olnud ära õpitud, et nii peab vastama, vaid see oli süda. Ja ma usun, et see oli üks suur ülistus Jumalale, kui ta kuuleb ja näeb oma lapsi. Mitte alati pisaratega, aga vahel ka pisarates. Ütlema, et väljendama seda tänulikkust, et see, mida sa Jeesus oled teinud, see on nii eriline. Ma tänan sind selle eest, ma tänan elu lõpuni selle eest, sest see on väärt elu lõpuni tänamist. Psalm 96. Siin on üks süda, mis ma usun ühel või teisel moel on Jumalale väga lähedal, vaatab Jumalat palgest palgesse, mitte otseses mõttes. Ja see on see, mis ta seest välja tuleb. Hüüd oma rahvale ja hüüd meile ka. Laulge Issandale uus laul. Laulge Issandale kõik maailm. Laulge Issandale, kiitke tema nime, kuulutage päevast päeva tema päästet. Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas. Sest Issand on suur ja väga kiidetav ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad. Jumalad väikse tähega. Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, aga Issand on teinud taeva. Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees. Võimsus ja ilu on tema pühamus. Rahvaste suguvõsad, andke Issandale au ja võimus. Andke Issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema õuedesse, kummardage Issandat pühas ehtes, kõik maailm värisegu tema palge ees. Öelge paganate seas, Issand on kuningas, siis maailm jääb kindlaks ja see ei kõigu. Tema mõistab rahvastele õiglast kohut. Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu, kohisegu meri ja mis seda täidab. Hõisaku väljad ja kõik, mis seal on, siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud. Me võime oma fantaasiat kasutada. Rõkatagu rõõmust kõik metsapuud. Issanda palge ees, sest tema tuleb.
sest ta tuleb kohut mõistma maailmale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvale oma ustuvuses. See on Jumala sõna. Amen. Kus on su süda? Ja kui sa tunned, et see ülistus on kuidagi kas siis võõras või ma ei räägi ülistusest mingist muusikastiilist, ma loodan, et te saate aru. Me ülistame väga erinevalt, erinevad inimesed, erinevad kogudused, seal pole minu meelest suurt vahet. Tähtis on see, kus on su süda. Aga kui sa tunned ka selle südame koha pealt, et ma ei tea, kus mu süda on, siis sa ei saa tegelikku ülistust või seda päris ülistust või kasvada ülistuses läbi sellele, ma otsustan hakata homme paremini ülistama. Me teeme neid otsuseid ka ja see on ka hea. Kellegi kirumise asemel ülista. Kellegi tagarääkimise asemel loe psalme, ülistuspsalme. Need on head otsused. Aga sinu ülistuselu kasvab läbi selle, kui sa leiad tee ja otsid tee, kuidas saada lähemale Jumalale. Kuidas näha rohkem tema ilu. Ja mul ei ole valemit selle jaoks. Aga meil on mingisugused asjad elus, mida me saame valida, mida me saame teha, kuidas Jumalat me elus võib rohkem olla või õigem oleks, kuidas meil on Jumalat rohkem ehk me anname ennast rohkem Jumala kätte. Kiitus Jumalale. Me laulame ansambliga koos. Ma väga tahaks armas kogudused kaasa laulaksite. See on võõras laul. Ma pidin seda laulma eelmisel pühapäeval, mõtlesin, et see jääks nagu teema lauluks, et juba eelmisel pühapäeval õpime selgeks, siis täna laulame ja võib-olla veel järgmisel pühapäeval, aga aega ei eelmine kord puudu. Aga ma arvan, et see on kiiresti õpitav. Ülistame kuningate kuningat, ülistame kuningat. Ja teine sõelm on kummardame kuningate kuningat. Need sõnad natukene muutuvad, ma ütlen ette natukene neid sõnu. Ma usun, kui te ühe korralt ära kuulanud juba oskate, aga võib-olla oskate kohe, aga ülistame kuningate kuningat. Täname sind, kuningas. 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 Täname sind, kuningas.
ise ma usume, et me igaüks, kes me täna siin oleme, saame öelda, et sa oled meie kuningas ja kui meid on vaatamas või kuulamas neid, kes ei tea seda, siis me saame hüüda sinu poole, issand, ole minu kuningas, issand, ma tahan, et sa oled minu kuningas. Issand, tänu sulle selle eest, et sa oled minu ees surnud, tänu sulle, et sa oled üles tõusnud, tänu sulle, et sa oled minu patud andestanud ja ma võin olla sinu laps, ma võin olla sinu rahvas ja ma võin öelda minu kuningas. Aga issand, õpeta meid elama selliselt, et sa oled väärtuslik, et sa oled meie elus see, kes sa tegelikult oled, väärt austust ja väärt meie elu. Issand, tänu sulle. Anna meile andeks, kui me oleme võib-olla ükskõikselt suhtunud sinusse. Anna meile andeks, kui me oleme sinu lunastusse ükskõikselt suhtunud ja pidanud enda, ma ei tea, heaolu ja lõbusid ja kõike võib-olla vahel olulisemaks. Anna meile andeks. Sa tahad olla meie issand igal hetkel, igas päevas. Õpeta meid käima koos sinuga, sellepärast, et sa oled selle loonud, sellepärast sa tead, et me oleme kõige õnnelikumad sinus. Me oleme kõige õnnelikumad sind ülistades ja sind kummardades oma elus, sind teenides. Halleluja. Tänu sulle, amen. Armsad ülistajad, laulame koos 72 kogutud evangeelsetest lauludest. Ilma milleta ei saa ka palmipuude pühad mööda minna. Kuulge taeva templist hüüdvad imearmsad hääled, taevaliste keeled. Hulgad vägevasti laulvad au ja kiitust issandal. Tõuseme lõpulauluks.
õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Võimu nimel. Amen.